Tere päevast, Discordi sõber! Nüüd ma tutvustan teile Challenger OS-i, mida te pildilt näete. Siin on tema põhiinfo ja see on tegemist ülestabilse putteriga, nagu lennujoonelt näete, keerab lõpus vasakule. Tal on Speed 3, Glide 5, Turn 0 ja Fade 2,5. Ta on käes selline suurem, aga nagu näete, sobib ta tegelikult igale mängijale, sest Ville tegelikult, kes praegu meile demonstreerib viskeid, ei ole just kõige suuremat kasvu noormees, aga sellest hoolimata on tugev vise ja nagu näete, Heiserit jäi ketas hoidma ja läks vasakule. Kui aga panna natuke nurka ja suruda ketast otse lendamist, ta jääbki otse lendama, nagu nägite sellest. Ja nüüd korvile lähenemisel jällegi suur Heiserkaar hoiab seda kindlalt, kukub korvi alla ja skipub korvile veel lähemale. Ja vastukaaluks sama vise siis väikese nurgaga, kus pigem ta tuleb lõpuni, tõmbas lõpus sirgeks. Ja selleks tarbeks on see ketas ka täiesti hea, aga nagu me Villet teame või kes on temaga koos mänginud, siis puttimine on see, milles mees on eriti hea. Ja selles on see Challenger OS täiesti tal algusest peale lemmikputter olnud ja sellega ta on hiilanud siin ette ja taha. Ville näitab ka, kuidas mängida üldse rada nagu ainult selle putteriga. Meil on Disclandi 5, selline 70-meetrine. Siin ta peabki natuke tõmbama peale. Võib-olla läks natuke liiga palju, aga puu päästis mingisugusele putile või ütleme meie jaoks mingisugusele Ville jaoks. Neid võtab ta hommikuks ja õhtusöögiks ka, kui vaja. Samamoodi on siin 8 rada, kus nüüd ei ole mingit kaari vaja, siin on vaja sirget viset teha. Ka selleks on putterivise hea, eriti sellise ülestabiilse putteriga, mis väiksest Heiserist sirgeks suudab tõmmata. Ja nagu näete, on Ville jällegi putil ja ma olen täitsa kindel, et ta ei eksi. Tulge Disclandi, proovige seda putterit, ta on täitsa hea asi ja soovitan ka mina teile kõike paremat.